nädal, ma olen Brüsselis tagasi. Mul tuleb täna väga töine päev. Kõigepealt ma lähen Mõnnaka kontorisse, siis ma lähen koogipood Mandlisse sisu pildistama. Meil tuleb Mõnnakaga koostöö nendega ja siis ma lähen lõunakasse TikTok'e filmima. Ma loodan, et teile meeldis mu Brüsseli vlog ka. Ma siiamaani ei suuda uskuda, et ma päriselt käisin seal. See oli nii lahe. Kui te veel näinud ei ole, siis vaadake mu eelmist vlogi. Ma hakkan nüüd tööle minema. Ma võtsin Mõnnaka kontorist need lahedad mõnnakad ja ma jõudsin Mandli koogipoe juurde ja siin on meie imelised modellid täna. Meil on pildi peal ka siuke nunnu emadepäeva koogikene ja siin on modellid mõnnakatega. Nii nunnu. Hakkan filmima kogu aeg. Ei seda ei jää näha. Saime siis oma sisu tehtud mõnnakatega ja nüüd meil on modellidega väike kohvipaus ja mina võtsin matša ja seinapiruka ja mis teil vahvat on? Modelli latte ja siis lihapirukas. Meil on jälle mu kursakas Sassi, endine kursakas Sassiga väike ketchup. Sa oled veel ülikoolis. Ma olen veel ülikoolis ja mul soovad hakka neid saiu. Kell on vahepeal märkamatult saanud 4 ja mu päev ei ole veel läbi. Nüüd ma lähen lõunakasse TikTok'e filmima ja see on reaalselt üks mu lemmikumaid filmimisi iga kuu. Ma panen teid siia kappi. Intekad saime tehtud ja nüüd me hakkame teistsuguseid videoid tegema. Te näete, kuidas see mikker töötab. Kuidas see käib siia? Oota, seda keerata. Oppadi, thank you. Ma loodan, et midagi kuulda on. Tere hommikust! Täna ma lähen peale tööd tarkuse hammast eemaldama ja ma olen juba see aasta tegelikult 2 korda käinud. Need 2 alumist eemaldati aasta alguses ja täna läheb vist see ülemine siit. Ja ma olen see veider inimene, kellele täiega meeldib hambaarsti juures käia ja need tarkusehamba eemaldamised olid ka nagu lahe kogemus. Ma kuulsin, et kui need ülemised eemaldatakse, siis see taastumine on nagu palju kergem ka, aga mul oli juba alumistega nagu väga chill, nii et eelmine kord mul läks 5 eurot hamba peale, ainult visiiditasu pidi maksma, aga ma kuulsin, et nad vist tõstsid seda visiiditasu 20 peale, nii et going broke. Ja ma panen siia pildid ka, milline ma eelmine kord välja nägin, sest siit alt eriti läks nagu paista natukene, aga jällegi mitte väga hullult. Nii et eks me siis näe, kuidas nende ülemistega läheb. Ja kui te tahate head hambaarsti soovitust Tartus, siis kirjutage või kommenteerige alla. Tegelikult kõigepealt ma lähen ostan apteegist neid vatipalle. Sest esimene kord mul ei hakanud tegelikult veritsema, aga teine kord mul hakkas täiega veritsema see hammas ja siis ma kasutasin kõik need vatipallid ära. Nii et ma lähen ostan igaks juhuks 1 paki neid veel juurde, kui peaks hakkama veritsema. Meil on väike coffee delivery ja ma filmin telefoniga, sest kas ma võtsin vlogikaamera kaasa? Ei! Meil on siis täna kontoris väike chillimise päev, sest meil tuleb Tallinnast üks töökaaslane läbi. Me ostsime mega palju saiakesi ka võritud teile kontoris, kus mu vlogikaamera mind ootab. Siin on meie saiakeste hunni. Kas te tulete ka vahepeal töö juurde vetsu hambaid pesema? Igatahes ma pesen oma hambad ära ja siis ma lähengi kohe hambopile. Ma olen reaalselt nii elevil, ma ei tea miks. Hello! Õues sööb vihma ja ma tulin jala, nii et nagu ma näen veel nagu ma oleks duši all käinud. Aga selle ülemise hamba tõmbamine läks nii ruttu. Ja siis täiega naljakas on see, kui ta õmbleb seda haava kokku ja samal ajal räägib juttu sinuga. Aga igatahes ma ei tundnud reaalselt mitte midagi ja ma hoian seda külmakotti siin veits aega peal. Päris vahva oli. Ja seekord ei olnud visiiditasu ka, nii et see oli nagu täiesti tasuta, sest ma läksin mitmendat korda juba, nii et siis millegi pärast ei olnud visiiditasu. Nii et igati vahva kogemus. Tere hommikust! Ma unustasin teid täiesti update'id eile, sest mul läks ausalt öeldes meelest ära, et ma hambaopil käisin. Nagu mul võeti siit poolt hammas ja nagu midagi pole arugi saada. Sest kui alt võeti, siis see läks nagu paista natuke. Ma nägin välja nagu hamster. Täiesti tavaline tunne on, mitte mingit valu. Nii et see ongi mu update. Ja ma mõtlesin, ma lähen tööle täna. Tegelikult mul oli teoreetiliselt võimalus võtta üks vaba päev nagu oma hamba puhkamiseks, mida mul vaja tegelikult ei olnud. Aga siis hommikul mu vetsupott hakkas jamama ja siis ma pidin kutsuma tehniku ja siis ma pidin teda ootama ja ühesõnaga ma sain oma vetsupoti jälle tööle. Väga armas tehnik oli, ma andsin talle Red Bulli ka ja sain korda oma vetsupoti. Nii et nüüd ma olen tegelikult kuskile tööd tegema, mul on vaja väga palju videoid monteerida ja üldse päris kiire aeg on praegu.
Tartus avati hiljuti üks uus armas kohvik ja ma lähengi kohe nendega kokku saama, et võib-olla mingit lahedat koostööd teha. Selliste väikeste armsate kohvikutega koostööd on alati mu lemmikud olnud. Kohvikute omanikud on alati nii toredad inimesed. Siin on kurikuulus veinikapp, aga seda ma näitan teile millalgi hiljem. Ma tulin praegu niisama uurima seda kohakest, sest ma ei ole siin kunagi käinud. Pärast näitan teile väljast ka, kus see täpselt asub. Oh my god, siin on nii lahedad ruumid. Siia ma tulen raudselt tööd tegema. Ja siis siin on riidepood ka põhimõtteliselt. Hello! Apple sponsored lihtsalt. Meie oleme siin väga professionaalses õhkkonnas. Meil oli väga huvitav ärimiiting just. Ühesõnaga, me oleme Lõunaka kontoris. Ja minu lemmikasi on see Leopodi. Meil on täna veel suured plaanid, me lähme vegepurksi proovima Hessist. See tuli tagasi. Kui ma veel Soomes elasin, siis see oli mu lemmikpurks maailmas. Ja siis miks kõik head asjad võetakse poelettidelt ära? Mina sain Eke TikTokist teada, et Vekepurks on tagasi. Shoutout Eke, aga sa peaksid vaatama seda. Ma ei ole ammu sükst hinda näinud. 1.60. 1.60 vegepurks. Ma nagu ei sordunud üldse. No, meil on olnud väga pikk tööpäev täna, nii et väga aus, Elis, väga aus. Ma olen nii läbi. Ei ole hullu, show must go on. Show must go on ja üks vegepurks teeb asja paremaks. Ma ei ole kunagi Lõunakas vloginud vist. Inimesed vaatavad täiega. Õnneks mul ei ole prille kaasas. Ma ei näe. Ega reaalselt mina ei julgeks, ma arvan. Ma üksinda ka ei julgeks. Sa oled mu emotional support. Jei. Aga vaadake, Hess juba paistab. Aitäh! Väga. Me oleme tagasi Lõunaka kontoris. Kas ma üldse tohin siin filmida või? Leod ka mingi. Jaa. Seal on Leo, kes mu ühte vlogi ei näinud, kus ma juba filmisin seda kohta, siis ma panen siia Leo pildi. Keegi tuleb. Tšau! Me filmime, kuidas me sööme. Me on nii imelikali nurlid, et see on crazy. Ma mõtlesin, nagu midagi on teistmoodi sinu juures täna. Ma loodan, et see maitseb sama hästi, nagu see maitses enne seda, kui see ära võeti. Helisel on siis topelt vegepurks, mul on tavaline vegepurks. Okei, let's proovime. See on teistsugune, kui ta varem oli, aga see on hea. Kas eelmisel mitte ei olnud köögiviljapihv või? Ühel versioonil oli. Kunagi oli see vegepurks, on ju? Siis sellele tuli mingi asendus. Too oli mingi köögiviljapihv. See on see OG või? See on vist see OG, jaa. Nice. Ma ei mäleta too, aga nagu... Nice. Ja see hind, palju see maksis mingi 1? Minu arust topelt oli 2.50 ja see oli 1.60. Nii et soovitame. Siin te näete Lõunaka kontori, kas ma võin seda filmida? Siin te näete Lõunaka kontori terrassi ja Lõunaka katust. Helis sai endale uue auto. Esimese auto ja Helis sai endale esimese auto. Ja me lähme teha väikse photoshooti nüüd. Kuigi alt vist oli ikka lahedam. Need on nii lahedad. Tere hommikust! Ma lähen reaalselt mingi 100 kotiga tööle praegu. Ma loodan, et te kuulete ka mind, sest automüra. Ma lähen peale tööd otse seiklustele ja ma tulen alles 6 päeva pärast tagasi. Nii et it's gonna be fun! Joo! Tšau! Ma mingi tulen elama! Ma lähen 6 päevaks kodust ära, siis ma võtsin ase mingi saiapätsi kaasa. Meil on väga palju asju. Ma kõnnin vastu puud ka. Vaatame, kuhu meie seiklused meid viivad. Vaadake, kui ilus koht. Ma teen teile kohe room touri. Mis see sul siin kolis? Mul oli siin vahepeal sünnipäev, nii et tüdrukud kinkisid mulle sellise nunnuroosa tote-bag'i, aga ma tulin tegelikult Maarja kingitust võtma, sest Maarjal oli ka sünnipäev. Nii et väike kommikartpid on seal arvas. Ma näitan teile ümbrusse nii kaua. Nii, siin on väliköök. Siin on saun. Tünnisaun. Ja seal on Maarja. Vaadake, mul on 2 pusa. Palju õnne sünnipäevast, Maarja. Tegi ta mulle tagasi. Minu ja Kelly poolt. Väga on nunnu.
mul oli eriti raske see, et ma mõlemaga rääkisin nii Maarjale see, Helenile see, siis ma olin, oota, ega ma valale inimesele ei kirjuta. Raske on olla Kelly, aga Kellil on ka kohe sünnipäev. Ma teen juba tuuri ära, siis inimesed teavad, kuhu tulla. Siin on väike majakene, kus üleval saab siis magada. Hästi mõnna ja siis siin saab ennast pesta ja siin on saun ka. Vaadake, meil on kogemata Kelliga täpselt sama outfit. On jaa. See on täpselt sama see ja sama firma see jakk on ju. Näitame nüüd rahvale su juukseid. Vaadake, Kelli käis täna juuksuris. Tervist! Issand jumal, siin on nii mõnus. See limonaad on muideks väga hea limonaad, soovitan. Miks selline sinine on? Meil oli väga mõnus saunaõhtu. Ma olen mingi pool aastat vähemalt sauna juba tahtnud. Eriti tünnisauna, ma armastan tünnisauna. Ja nüüd meil on siin väike. Maari näitab meile kohe oma Tai tripi vlogi. Tere hommikust! Kõik teised magavad, nii et ma võlin endale eile õhtul oma muumikoti pähe, sest ma tahtsin lokke teha. Nii et unboxime mu lokid jälle. Nii mõnus ilm on, päike paistab, linnud laulavad. Kell on praegu, ma ei tea, kas te näete, 8:30 ja ma hakkan kohe Tallinna poole tegelikult liikuma, sest ma lähen Korgifestivalile. Oleme jõudnud Tallinnasse. Siis me lähme kohe Korgifestivalile ja ma olen juba nii palju korgisid teinud. Okei, let's go. Oleme jõudnud kuskile kahtlasesse kohta. Ma ei tea, kas siit üldse nagu võib minna või saab minna, aga let's go. Appi, kui tundnud kõik on. Ma hakkan nutma. See oli mu lemmiküritus maailmas ja millegipärast ma arvasin, et ma ei tea miks, aga ma arvasin, et Tallinnas nagu keegi ei tunne mind ära TikTokis, aga siis ma tegin fännipilte ja väga cute oli. Ma unustasin teile mainida, aga me saime sellised templid ka ja siin peal on Korgipepu. Appi. Ma jõudsin oma lemmikpopo kohta Tallinnas. Oota, ma üritan pöörata seda. Tere hommikust! Ja seekord on tõesti hommik, sest kell on mingi 5:30 hommikul ja meie lähme Soome! Kermo eksis natuke ära, kui ta mulle järele tuli. Me käisime kiirtee peal ka isegi. Nüüd me lähme poodi meie Emsile lille ostma. Mis lilled me võtame? Hello! Täna tulime Aaroni koju. Tšau! Aaron tahtis, ma näitaks teile kõigile. Mis see oli? Parem esivelg või? Siin pole midagi juhtunud. Ei ole või? Ei ole tõesti. Endal või? Mis siis see on? Rahvas tahab garaaži näha. Tal on paar asja müügis ka siin. Tahaks vetsu. See on üks peegel. 25 eurot. See on 35 eurot. Aga muidu ma siin tavaliselt õhtut istun. Ja siis mina ostsin enda emale. Ema tahaks sellised roosid. Ilmu lõhnekollektsioon ju käivad. Siin on liiga pime, mitte midagi. Nii. Mingid hakpoilad. Aaron ka väikest viisi vlogger. Ja tema. Tere hommikust! Mina olen tagasi kodus. Ma jõudsin Soomest mingi kell 2 öösel äkki tagasi ja ma lähen tegelikult kohe Burger Kingi koostööd tegema. Aga Soomes oli nii tore ja ma teadlikult ei vloginud väga palju, sest ma tahtsin natukene puhata. Mul on väga palju tööd olnud viimasel ajal. Nii et ma võtsin natuke aega, et lihtsalt olla. Ja ma mõtlesin, et ma teen lihtsalt väikse kiire ülevaate, mis ma kõik Soomes vahvad tegin. Alati, kui ma Helsingis käin, siis ma käin oma lemmiksöögikohas, mille nimi on Momodoko. See on selline raameni koht ja see on reaalselt nagu parim raamen, mis ma kunagi saanud olen. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ja siis me käisime veel igasuguste põnevate saarte peal ja Helsingi kesklinnast mitte väga kaugel on selline saar nagu Lammassaari ja suvekuudel hängivad seal lihtsalt lambad ringi. Praegu veel ei olnud, kui me käisime, aga nad peaksid kohe sinna saabuma. Ja siis muidugi käisime Taco Bellis ka söömas, see on ka üks mu lemmikuid kiirtoidu kohti. Siis me käisime veel Porvoo linnas, mis ei ole üldse väga kaugel sellest, kus mu vend Kermo elab. Me oleme jõudnud kirikuhoovi.
Look at it. Päris fancy. Päris lahe jah. Siis siin teisel pool te näete veits Porvo linna ülevalt poolt. Siin on hästi lahedad sellised Rootsi vaibiga majad. Ja siis me tegime veel Germoga White Peach Red Bulli taste testi. See on siis see Summer Edition, mis on paljudes teistes riikides peale Eesti. Eestis on see natuke heledam roosa marjadega. Hästi mõnus ilm oli ka, päike paistis peaaegu iga päev. Ja see, kus Germo elab, seal maja taga on kohe selline hästi mõnus mets. Me käisime seal ka iga päev koeraga jalutamas. Seal on selline hästi nunnu koer, ta nimi on Mambo. Ta on tegelikult allergikutele mõeldud koer ja tal on karvade asemel vill, nii et ta on reaalselt nagu lammas. Ja kui mina veel Soomes elasin, siis mul oli hästi armas valge Vespa. Ma panen pildi ka siia. Ja nüüd mu empsil on musta värvi Vespa. Ja ma sain sellega ka natuke ringi sõita. Tuletasin Vespa aegu meelde. Ma tahan täiega endale kunagi jälle Vespat. See on nii lahe sõiduvahend. Ja vot selline oligi mu väike Soome trip.